Ja järgmiseks palun sinna pulti Meelise, kes räägib meile sellest, kuidas me kõik saame lindude uurimisel ja loodusuurimisel üldse abiks olla. Tere, mina olen Meelis Uustal ja plaanin siis täna rääkida sellest, et kuidas linnud toimivad harrastusteaduse vedajana. Aga me ju kõik teame, kui palju on kas või Eestiski erinevaid linnuseireprojekte, et siis kindlasti iga seireprojekt juba ise vääriks vähemalt tunniajast ettekannet, mõni isegi rohkemat. Et siis tänase ettekandes ma pigem keskenduks rohkem õppetundidele ja pakun välja mõned mõtted, et kuhu poole siis harrastusteaduse projektidega edasi minna. Igaks juhuks alustuseks tuleb ikkagi mõistetest pihta hakata, et mis see harrastusteadus siis tegelikult on. Et ingliskeelses maailmas on selle vaste citizen science, nii et tegemist on sellise rahvateadusega, mis siis ühe definitsiooni järgi tähendab vabatahtlikult andmete kogumist, mis aitab täiendada teadmisi ka siis keskkonna või ühiskonna kohta. Kuna paraku või õnneks kahjuks 90% harrastusteadusprojektidest maailmas keskenduvad elurikkusele ja elurikkuse uurimisele, et siis on siin mõistes ka rõhutatud just elurikkuse ja looduskeskkonna poolt. Kellel on suurem huvi harrastusteaduse vastu ja selle teooria vastu, et siis Euroopas on olemas harrastusteaduse assotsiatsioon ja selle lingi abil jõuate ju klõpsida, et sealt siis leiate eesti keeles, et mis on harrastusteaduse 10 põhimõtet. Aga lühidalt harrastusteadus koosneb 3 komponendist. Esimene kohustuslik komponent on see, et peab olema terve hulk vabatahtlikke ja harrastajaid, kes koguvad andmeid. Seal projektis, harrastusteadusprojektis võib olla see vabatahtlike osakaal erinev, et ei ole kindlasti piiritletud. Teine komponent harrastusteadusel on see, et need andmed, mida vabatahtlikud koguvad, neid analüüsitakse teadlaste poolt või siis vähemalt projekti koordinaatorite poolt. Ja kolmas komponent on selleks, et see oleks jätkusuutlik ja et see harrastusteadus ei oleks lihtsalt uurimine uurimise pärast, siis oluline on neid analüüside tulemusi tutvustada nii nendele samadele andmete kogujatele kui ka levitada neid teadmisi ühiskonnas laiemalt. Kui teha selline lühikokkuvõte linnuharrastusprojektidest Eestis ja panna need projektid ajajoonele, et siis selgub, et neid on päris palju ja osad on siit ennekõike korduvad projektid on isegi puudu. Aga suures plaanis siis võib öelda, et meie Eesti linnuharrastusteadus sai alguse aasta pärast Eesti ornitoloogiaühingu asutamist 1922. Muidugi pärast seda olid mitmeid aegu, kui see ei olnud väga järjepidev, aga järjepidevalt on siis 48. aastast korraldatud fenoloogilisi vaatlusi. Kui niimoodi võtta, siis praktiliselt igal kümnendil möödunud sajandil on asutatud uusi harrastusteadusprojekte. 39. aastal tehti esimene valgetoonekurje pesade otsing Eestis. 59. aastal alustati lindude pesitsusandmete kogumisega, algas pesakaardi projekt. 67. aastal Kesk-Tallinna veelinnuloendus, 10 aastat hiljem algas linnuatlase koostamine,
80ndatel aastatel algasid punktloendus ja Tallinna transektid ja nõnda edasi. Ja nende projektide tulemusena on siis tegelikult valminud arvukalt mitmesuguseid raamatuid, nii teaduskirjandust kui populaarteaduskirjandust ja loomulikult ka arvukalt siis koostatud ka teadusartikleid. Aga vaataks siis mõningaid natuke lähemalt. Kõige sellisem primitiivsem, aga see kindlasti mitte halvas mõttes harrastusteadusprojekti tüüp on juhuvaatluste kogumine. Kuigi ta on kõige lihtsam, et seal mingit väga tõsist metoodikat taga ei ole, lihtsalt näed liiki, paned kirja kuhugi, siis tegemist on väga tähtsa harrastusteadusprojekti tüübiga. See annab päris hea ülevaate nii haruldastest liikidest, aga ennekõike aitab see koguda andmeid tavaliikide leviku arvukuse ja fenoloogia kohta. Eestis kogutakse sellised juhuvaatlused e-elurikkuse andmebaasi. Nagu siin näha, siis viimase 6 aasta jooksul on seal kirjete arv 3-kordistunud. Täna hommikuse seisuga tundub, et sellel aastal ületatakse 90 000 kirja piir ja kaugel see 100 000 siis on. Enne e-elurikkust samuti koguti andmeid vähemalt alates 99. aastast siis Läänemaa linnugrupi kodulehel olid Läänemaa piirkonna vaatlusandmed üleval. Ja pärast seda ka teiste linnugrupide lehtedel ja mõnes ajutises andmebaasis. Aga siin on ka mitmeid selliseid asju, mida saaks natukene parandada, et kuigi Eesti on väike riik, siis tihti juhtub niimoodi, et tekib konkurents mitmete andmebaaside vahel. Et praegu siis paralleelselt toimib ka loodusvaatlust, kureerib Keskkonnaagentuur ja samuti suur hulk linnuvaatlusi sisestatakse hoopis Soome andmebaasidesse või hoopis suisa Hollandi andmebaasidesse. Samuti on selline keeruline teema Facebook, mis ühest küljest on osutunud selliseks perfektseks õpikeskkonnaks, kus inimesed panevad oma linnupilte üles, siis loodavad, et keegi määrab need ära, pakuvad ka ise välja, et kes see võiks olla, et suurepärane. Kahjuks tõenäoliselt 95%, kui mitte rohkem, nendest vaatlustest kuhugi andmebaasi ei jõua. Ja sellest on ikka väga suur tuline kahju. Ja kindlasti, kui vaadata, kui olla natukene kriitilisem, et siis kindlasti on ka mõningaid selliseid otsingumootori ja väljundi probleeme, mis vajaksid ka praeguse andmebaasi puhul lahendamist. Nii et kindlasti, mida võiks teha palju aktiivsemalt ja võtta õppust naaberriikidest, kas või näiteks Skandinaaviast, et muuta see sidestamine ja ka väljund palju atraktiivsemaks, sest see võib tulla üllatusena, aga inimestele tegelikult hästi meeldib neid vaatlusi kirja panna, aga just eriti selliseid fenoloogilisi vaatlusi. Nii et kui oleks selline tore nupukene, kus saab vajutada play ja siis näed, kuidas kevad Eestis areneb, mis siis põhineb nendel juhuvaatlustel, kuidas liigid saabuvad, kuidas taimed hakkavad õitsema, putukad ilmuvad välja, et see kindlasti oluliselt suurendaks, võib-olla isegi kahekordistaks nende kirjete arvu. Kindlasti
linnuharrastusprojektide seas, võib-olla ka üldse Eesti harrastusteaduse projektide seas on kõige populaarsem projekt Tallinna aialinnuvaatlus. See on kestnud juba 7 aastat ja kestab ka edasi. Kui 2010 sai alustatud, siis esimene šokk oli kindlasti see, et meil on lausa üle 1000 linnuhuvilise. Et varem mitmesugused linnuseireprojektid, aga ka linnuvaatlusprojektid nii suurt osaleskonda kindlasti ligi ei tõmmanud ja see oli kindlasti selline positiivne üllatus. Viimastel aastatel on küll vaatlejate arv stabiliseerunud, aga see sõltub rohkem sellest, et milline on parasjagu ilm nendel vaatluspäevadel. Tallinna aialinnuvaatlus on selline importprojekt, et eeskujuks on Suurbritannia Beech Garden Birdwatch ja sarnane metoodika pisikeste erinevustega enamasti on kasutusel vähemalt 11 Euroopa riigis. Ja kui paljud teist on talvisel aialinnuvaatusel osalenud? Kuskil natuke üle poole vist. Päris hea. Et kes ei ole veel osalenud, siis lihtsalt infoks, et sellel on hästi lihtne metoodika, mida saab ühe lausega ära öelda, et pane kirja suurim isendite arv igast liigist tunni jooksul jaanuari viimasel nädalavahetusel. Et see on lihtsalt hämmastavalt lihtne metoodika, aga samas annab väga palju uusi olulisi teadmisi juurde. Nii et tihtilugu ongi juhtunud see, et talvisel aialinnuvaatusel osalemine on olnud esimeseks sammuks linnuvaatleja keerulisel teel, et paljud ongi jõudnud just talvise aialinnuvaatluse juurest ka tõsisema linnuhuvini. Kui vaadata, et mis on olnud need olulised õppetunnid, siis esimene õppetund aialinnuvaatluse puhul on see, et see veebirakendus peab olema kasutajasõbralik ja samas peab olema ka väljund põnev. Esimestel aastatel kasutati Google Docsi sisestusvahendina, siis üpris kiiresti sai selgeks, et see ei lähe ikka mitte. Ja kui nüüd viimased 5 aastat on olnud ikkagi väga mõnus kasutajasõbralik sisestusvorm, siis see kohe suurendas ka osalejate arvu. Siin on näha, et 2012 tuli uus sisestusvorm ja kohe 2 korda suurenes osalejate arv. Ja nagu meile ikkagi kõigile meeldib võrrelda ennast naabritega, et siis luure naabrit funktsioon, mis talvise aialinnuvaatluse kaardi juures on, et see kindlasti samuti annab sellist motivatsiooni juurde osaleda ja näha rohkem liike. Muidugi see rohkem liikide nägemine, see muidugi tähendab seda, et võivad aeg-ajalt sisse tulla valemäärangud. Isegi sedavõrd lihtsa metoodika puhul esineb seda, et ei saada ikkagi metoodikast aru. Loetakse kõik linnud kokku tunni aja jooksul, keda nad näevad, nii et kui rasvateadne käib, 10 rasvatehast käivad tunni jooksul kuskil 30 korda toidumajas, et siis on 300 rasvatehast kirja pandud. Aga õnneks sellised määramis- ja metoodikavead on kergesti arusaadavad ja see ikkagi on üpris erandlik. Et mis on suur oluline asi, mida siin rõhutada, on see, et igasugused määramisvead selliste suurte andmemahtude juures kahanevad ja kaovad, et valdav enamus määrangutest on ikkagi tõesed. Nii et need valemäärangud ei mõjuta tõsiselt neid lõpptulemusi.
ja talvine aialinnu vaatlus sõltub ilmast, nii et me igaüks võime ennustada, et kui sellel 3 päeval on sula või hästi kõva pakane või hästi kõva tuul, et siis osalejaid on vähem, sest vaadatakse, et lind ei ole, mis ma ikka osalen. Et just see, et kuidas veenda inimesi osalejaid, et ka 0 lindu on oluline tulemus, et see on juba keerulisem. Kui vaadata neid andmemahtusid, siis ma kindlasti leian, et talvine aialinnu vaatlus väärib kohta ka riikliku keskkonnaseire projektina, et saada paremaid teadmisi lindude leviku kohta ja talvise käekäigu kohta. Ja samuti tasuks vaadata ka ümberringi, et teha koostööd teiste riikidega, kes samuti seda projekti veavad, et ühtlustada neid metoodikaid, et ikkagi samal nädalavahetusel toimuksid ja et siis üheskoos ka toimuks analüüsimine, et saata sellist suuremat pilti, kuidas näiteks rasvatehasel Euroopa erinevates riikides siis läheb. Siis teine selline hea näide on aastalindude projektid. Muidugi aastalindude projektide puhul see harrastusteaduslik komponent on üks väike osa sellest. Aga sellegi poolest on need viimastel aastatel hakanud andma uusi olulisi teadmisi nii liikide pesitsemise kohta, leviku kohta kui ka elupaigakasutuse kohta. Ja siin on olnud selliseks võluteguriks suuresti just see, et oleme läinud üle veebirakendustele. Kuni 2010. aastani olid ikkagi paberankeedid või siis Excel ja Word, aga see kohe aega kajastus osalejate arvus, et harva kui osalejaid oli rohkem kui 100 sellistes harrastusteaduslikes projektides. Aga nüüd on olukord märksa parem. Nii et nende aastate jooksul on saadud teada uusi andmeid siis jäälinnu leviku kohta, nurmkana leviku kohta, isegi need sellised teadmised on aluseks ka nende pesitsusaegse ja talvise arvukuse ümbervaatamiseks. Siis suvine aialinnu päevik, mis sai alguse 3 aastat tagasi. Ja suvine aialinnu päevik on selline kombinatsioon paljudest erinevatest metoodikatest, et üks selline läbiv metoodik on pesakaart, et saaksime teada, kuidas aias pesitsevatel lindudel tegelikult läheb. Selleks, et muuta see pesakaart natukene põnevamaks, on juures aialinnulisti pidamine ja selleks, et asi oleks veel põnevam, siis on juurde tulnud ka taime ja putuka fenoloogiliste vaatluste sisestamisvõimalused. Nii et lisaks veel ka loomavaatluste sisestamine ja kimalaste vaatluste sisestamine. Et igale ühele midagi. Suvine aialinnu päevik sai siis tõesti selline kombi metoodikaga lahendatud sellepärast, et Eestis on linnuvaatlejaid ikkagi võrdlemisi vähe. Kui vaadata, et talvise aialinnu vaatluse puhul on võimalik leida kuskil 2-3 tuhat linnuvaatlejat, siis kui metoodika on keerulisem, siis on see arv kindlasti väiksem. Ja see omakorda juba hakkab mõjutama nende andmete usaldusväärsust ja tulemusi. Et Euroopas on kuskil 3 erinevat tüüpi suviseid aialinnu vaatlusprojekte, aga kuna need eeldavad kõik hästi suurt osalejate arvu, siis Eesti puhul pidi rohkem vingerdama, et leida selline parem kesktee.
aga sellegi poolest osalejate arv iga aastaga aina kasvab. Sel aastal osales juba peaaegu 1000 aialinnu vaatlejat ja andmebaasis on circa 27 000 kirjet, mis siis tähendab, et 3 aastaga on osalejate arv suurenenud 2 korda ja kirjete arv suurenenud 3 korda. Jah, et siin kindlasti tuli selliseks positiivseks üllatuseks see, et inimesed tõesti tahavad oma kevade märke üles täheldada, nii et kui keegi tahab teha sellist konkureerivat fenoloogia projekti, harastusteadusprojekti, siis see läheb kindlasti väga hästi inimestele peale. Positiivse ja negatiivse külje pealt kindlasti tähendab see projekt seda, et tuleb hästi palju suhelda inimestega, aga kui sa oled sellega arvestanud, et siis on raske teda negatiivseks tembeldada. Ja kindlasti tuleb kasuks ka see, et kui on mingid ilmselgelt kahtlased liigid kirja pandud, et siis andmete automaatne kontroll ka täiesti toimib. Kuigi lõpus tuleb ikkagi ükshaaval kõik need andmed läbi vaadata. Aga hüppaks edasi, et vaadata, mida me oleme õppinud ja mida võiks edasi teha. Üks asi on kindlasti see, et nii linnu valdkonnas kui ka teiste elustikurühmade puhul tegelikult need jalgrattad on Euroopas ja mujal maailmas olemas, need metoodikad. Et väga palju leiutama ei pea. Mida lihtsam ja mugavam see metoodika on, seda rohkem leiad osalejaid, aga samas pead arvestama, et seal on 3 komponenti, metoodika lihtsus, andmete väärtus ja osalejate arv, mis kõik mõjutavad üksteist väga olulisel määral. Ma arvan, et vist ei ole ühtegi uut linnuseire projekti, mis kindlasti vajaks hädasti elluviimist, võib-olla on, aga ma ei tea. Aga ma pakun välja, et me võiks eksportida vähemalt Tallis aialinnu vaatluse Lätti ja Leetu, et seal sellega veel ei tegeleta. Kindlasti on kohustuslik komponent veebilahendus, mis peab olema tänapäeval kindlasti kasutajasõbralik, nutitelefoni sõbralik ja selle veebilahenduse väljund peab olema atraktiivne, äge ühesõnaga. Ja kui võtta niimoodi, et siis kui vaadata neid teisi harastusteadus- ja linnuseire projekte, et kui osalejate arv ja radade arv on oluline, et siis tasuks kindlasti veebilahendused ka nendele linnuseire projektidele välja töötada. Rahva kaasamine on ka üks suur ja keeruline teema, aga tundub, et vähemalt Tallis aialinnu vaatluse puhul on meedia olnud äärmiselt suureks abiks ja aialinnu vaatluse koordinaatorid on kindlasti kasutanud meediat maksimaalselt ära selleks, et see jõuaks ikkagi kõigi võimalike potentsiaalsete huvilisteni. Aga sellegi poolest ei pääse sa utsitamisest ja sellisest aktiivsest kirjavahetusest osalejatega. Probleem on linnuõppe, sest suur osa osalejatest on algajad ja tegelevad linnuõppega iseseisvalt. Et mis meil Eestis toimiks, me teame, et linnuõhtud linnuõppekohana hästi ei toimi. Sellised seminarid nagu ka vist ei toimi, kas äkki mingid veebikursused. Et seda tuleks mõelda. Kindlasti ei tohi unustada, et tulemusi tuleb kommunikeerida ja tutvustada nii osalejatele kui ka kõikidele teistele, keda need tulemused võiksid mõjutada. Ja kindlasti ootaksime ka rohkem teadusartikleid, et see on natuke ka peeglisse vaatamiseks mulle endale. Mõned asjad veel, et võib-olla tasuks
vaadata, leida koostööpartnereid BirdLife'is, et need metoodikaid ühtlustada, et kogu Euroopa saaks ikkagi sarnase metoodikaga linnuvaatlusprojektidega kaetud. Kuidas tagada püsirahastus, kuidas lahendada seda Facebooki problemaatikat ja millised on järgmised elustikurühmad, kes hakkavad harrastusteadus projekte siis levitama, et seda oleks kindlasti huvitav teada. Kindlasti lõpetuseks tahaks tänada Keskkonnainvesteeringute Keskust, tänu kellele enamik neist projektidest on saanud ellu viidud ja ma tänan teid ka kuulamise eest. Aitäh! Mõned minutid aega veel meeliselt küsimusi küsida. Kas on küsimusi publiku hulgas? Aitäh! Sain ettekandest kuulda, et Eesti linnustik on uuritud aegade vältel väga erinevatest vaateviiklitest, eks ole niimoodi. Ja kuidas on edenenud meie linnalinnustikku uurimine kui tervikuna? Me teame, et maailmas on linnu, kelle linnustiku koostis on väga põhjalikult läbi jõudnud. Moskva linnustik, Berliini linnustik, Tartu linna linnustiku uurimist ja kaardistamist ka kunagi alustati ja kaugel on jõudnud, on võimalik ka anda mingisugune kirjalik ülevaade sellest, keda me siin Tartu linnas kohtame. Siin on ju väga huvitavaid linde Tartu linnas, on isegi eksikülalisi. Aga kui tuleb keegi küsima siin, et mis tal siin on, siis ega ei olegi kuskilt midagi võtta. Kas linna linnustik kui tervikud ka Eestis on kunagi uurima, Tallinnas, Haapsalust, näiteks Kuressaares, Tartus. Ma arvan, et kõikides nendes linnades on olemas väga aktiivsed linnuhuvilised, kes teavad, mis linnud seal neis linnades elavad. Aga ilmselt tundub, et see põhiline uurimine käib ikkagi juhuvaatluste kaudu. Et ilmselt ei ole meil lihtsalt nii palju veel neid linnuhulisi, et me suudaks siis teha mingeid linnade atlaseid, nagu näiteks Helsingis on linnuatlased olemas. Et kui meil 10 korda rohkem tuleks või vähemalt 5 korda rohkem linnuhuvilisi, et siis me saaks sellega kindlasti hakkama. Nii, Margus, küsi. Küsin sinu käest, kui palju sul suvise aialinnu või aialinnu päevikuga kulub aega igasugu andmete parandamiseks ja täpsustamiseks, ülekontrollimiseks nüüd jooksvalt, et see võtab aega, aga et kas seda on proportsionaalselt nagu hästi palju, kui suure protsendi aedadega peab seda tegelema, et sealt nagu saada ikkagi enam-vähem adekvaatne pilt. Miks ma küsin seda, et mul endal oli kogemus 2014 Valge-Toonekure pesapaikade rakendusega, et seal paar tuhat pesa või rohkemgi andmebaasi kanti kaardile ja minu suureks üllatuseks oli arusaamine täpsusest. Ja nii lihtsa projekti puhul vägagi erinev, kui pesi kanti ikka niimoodi 10 kilomeetri täpsusega kaardile ja näiteks loendusruutudes tuli lõpuks, ma julgen arvata, 95% andmetest uuesti seestada ja kustutada kõik vana info, sest oli valesti seestatud, et lihtsalt kaardile suvaliselt täppe pandud. Et kui palju näiteks suvise aialinnu päeviku puhul on sellist parandamist vaja teha? Nii hull olukord kindlasti ei ole. Et isegi kui ma ei parandaks ühtegi vaatlust, isegi ilmselgelt valemäärangut, siis lõpptulemusi see väga suures kiires ei muudakski. Ta lihtsalt, et kui me ikkagi ajame ikkagi täpsust taga ja soovime ikkagi võimalikult hea kvaliteediga andmeid, siis paratamatult tuleb sellised natukene kummalisemad vaatlused aialinnu vaatlejatelt üle küsida ja see loomulikult võtab aega, et kevadisel ajal tuleb kuskil 1000 või 2000 kirjat nädalas, mis tähendab seda, et iga 10 päeva tagant tuleb kindlasti need andmed läbi vaadata, et kas on nähtud selliseid liike, kes ei tohiks veel kohal olla. Õnneks tulevad siin ka
siis nii-öelda robotide abiks. Et kui on ikkagi liiga varakult kohatult rändlind kirja pandud, et siis tuleb automaatne küsimus, et kas ikka oled määrangus kindel ja vähemalt aprillikuiste ööbikute osas on olukord palju paranenud ja samuti ka sisemaal kohatud hallhanede osas. Et ma olin täitsa üllatunud, et miks tänavu nii väheneti sisemaal hallhanesid. Et teada on ju see, et tihtilugu algelinnuhuviline peab kõiki pruulikaid, hallikaid hanesid hallhanedeks, et kuigi hallhani on merelind. Nii, meie aeg on täis, aga ennem mõned kommentaarid veel, mis ma tahan öelda selle Meelise teema kohta. See andmete usaldusväärsus, meil selle kohta küll vist uuringuid ei ole, aga nii Inglismaal kui ka USA's tehtud uuringud, mis käsitlevad just selline rahva poolt kogutud andmeid näitavad, et sellised andmed on vägagi usaldusväärsed ja täiesti teadustöödes kasutatavad, nii et ei maksa väljata oma andmete edastada. Ma tahtsin kommentaariks öelda nii palju, et ma lihtsalt olen kuulnud, et Tartu linnas kunagi alustati jahtase tegemist andmete koostamist, aga teadmata on, kelle käes ja kus on need algandmed. No see selleks, aga minu arvates lihtsalt tänapäevaseid metoodikaid ja arvutivõimalusi kasutades on minu arvates ühe linnustiku registreerimine aastaringselt tegelikult väga lihtne. Meil on olemas elurikkuse andmebaas ja sinna teha mingisugune ruudustik ja koguda neid andmeid, see on kõik väga lihtne. Tegelikult on küsimus selles, et meil oleks vaja neid eestvedajaid, kes selle asja ette võtaksid algusest lõpuni, nii et ma arvan, et see oleks lihtsalt teostatavat tegelikult. Nii, ma täname veel kord Meelist